tere, Aron, mul on nii hea meel, et sa tulid jagama meile siia oma kogemust programmist Järgmise taseme mina ettevõtjana. Aron, aga miks sina liitusid programmiga Järgmise taseme mina ettevõtjana? Mis oli sinu ootus, kui sa liitusid? No minu soov oli viia enda ettevõtlus järgmisele tasemele, nagu programmi nimi ütleb. Ja no minu ootus oligi see, et kuna ma olin üks niisugune aasta jagu, jah, umbes aasta jagu toimetanud juba oma ettevõttega ja need sammud, mis ma edasi tegin, olid, noh, nad olid olemas, aga nad olid ikkagi liiga aeglased. Ja siis tuli kätte aeg, kus oli vaja hakata endale palka maksma, aga niimoodi ei oleks jõudnud kuskile väga. Ja siis oligi ootus, et ma jõuaksin selleni, et ma saan endale palka maksta ja ei pea palgatööle tagasi minema. Oli sul liitudes ka mingisuguseid hirme, kõhklusi või kahtlusi? no natukene ikka oli, aga pigem olid need isegi nagu endaga seotud, et selles ma nagu ei kahelnud, et programm võib olla nii-öelda mitteväärtuslik või niimoodi, aga pigem oligi siis rohkem nii-öelda hirmu selle osas, et kas ma ise suudan sellest nagu piisavalt välja võtta ja sellest nagu osa võtta. Ja kuidas selle hirmuga siis aja jooksul läks? Kas suutsid ikkagi võtta sealt selle, mis sa tahtsid või mis sellest hirmust sai? no pigem üsna kiiresti sain aru, et see hirm oli ikkagi üsna niisugune asjatu, et sain, sain üsna kiiresti endale esimesed nii-öelda abid kätte, mis juba tegid selle asja nagu palju kergemaks ja noh, nägin, et ei ole seal midagi nagu karta. Sinu ootus programmiga liitudes oli see, et sa hakkad endale ise palka maksma. Mis muutuse see programm sulle selles osas tõi? no see programm tõigi, noh, palga maksmiseks oli vaja mul leida kliente ja see programm nii-öelda siis tõigi mulle selle muutuse, et see klientide leidmine läks nagu palju reaalsemaks, kui muidu oli niisugune kuidagi sihuke suvaline, nagu oli see minu tegutsemine selle nimel. eks palju oli asju, mida ma ka nagu pigem ei julgenud teha või ei tahtnud teha nii väga. just see näiteks mingi sotsiaalmeedias enda tegevuste näitamine ja siuksed asjad. et see oli see, mis mind nagu hirmutas, et ma ei julgenud seal ennast näidata ja noh, kui ma ennast nähtavale kuskile ei too, siis on raske ka leida neid inimesi. et see programm andis ka mulle väga palju siukest enesekindlust ja julgust, et viia ennast nähtavale ja tänu sellele hakkas ka üsna siukene imeväev kohe ka tulema neid kliente, kes, kes ka reaalselt jõudsid töösse ja said nagu tehtud, et ja mõelda vaid, tegelikult programm kestis 3 kuud, on ju. Kuidas sa tunned, et selle 3 kuu jooksul skaalal 1-10, kui rahulolev sa oled oma eesmärgi täitumise osas? no mul ikka meeldib endale jätta väikene nii-öelda varu ka sinna, et jään sinna 9 peale, et aga noh, see pigem ongi nagu lihtsalt see enda pool, et kindlasti oleks saanud rohkem asjadest või no tegelikult ütleme, et asjadest ma võtsin osa, aga neid materjale nii-öelda läbi töötada oleks kindlasti Veel põhjalikumalt, on ju? veel põhjalikumalt ja veel Jah. rohkem ja nii-öelda Mhm. kaasa teha neid siukseid asju. aga Samal ajal ma tahaks peegeldada tagasi seda kohta, et see oli kõigest 3 kuuga, mõelda vaid, mida saaks luua poole aastaga, aastaga, onju. Nii et mega äge. Ei, ma tean, see on eestlasele väga omane. Ei, ma 10 ei saa endale anda, ma annan endale 9. kasvuruumi peab olema, klassika. Aga samal ajal see on hea, sellepärast et kui me ütleme endale kõiges, et ma olen täielikult nagu laes ja kohal, siis me juba põrkume vastu seda nii-öelda klaasi, on ju, ja me piirame oma potentsiaali. nii et teiselt poolt see on nagu hea ka. kas miski selles programmis oli üle ootustega? no minu jaoks oli üle ootuste kindlasti see, et kui palju sina ise, Kadri, sinna panustasid. et ma ei oleks küll osanud oodata, et seda osa nagu nii palju on ja et see oli tõesti niisugune, mida ei oleks osanud oodata. aitäh!
kuidas sa tunned, millise tulemuse või siis teadlikkuse või mingisuguse väärtuse võrra rikkamana sa lõpetad selle programmi? minu jaoks kindlasti suur väärtus ongi see, et mul on nagu oluliselt rohkem julgust grupivestlustes osa võtta. üks niisugune, ma ei tea, kasvõi praegu see, et ma seda sama intervjuud siin teen, siis noh, ennem seda ei oleks seda kindlasti kellegagi juhtunud, et kõik siuksed asjad, et seda enesekindlust ja kõike seda on nagu niivõrd palju rohkem, et jah, see on minu jaoks kindlasti see kõige suurem väärtus, mis ma sellest nagu kaasa võtan. mega äge, see on tõesti meeletu kasv ja mul on nii hea meel olnud selle teekonna kõrval sinuga koos käia. Kuidas sa tunned, millise lisaväärtuse andsid sulle iganädalased grupiga Zoomi kohtumised? no see osa oligi minu jaoks just see kõige-kõigem selles programmis, et ma arvan, et tänu nendele nii-öelda kõik see minu kasu siis põhimõtteliselt tuligi, et kuna mul ennem oli nagu selle vundamendi ja selle pool oli nii paigast ära ja noh, ma ise seda olin üritanud siin omal paika ajada, siis ei tulnud nagu välja, et nii kerge oli nagu edasi lükata kõiki neid asju, et siis grupp nagu tekitas just selle, et said seal iga nädal anda oma need plaanid ja eesmärgid nagu välja teistele öelda ja siis nagu ei tahtnud järgmine nädal sinna tagasi tulla niimoodi, et kuna ma ei teinud seekord midagi või ma ei tea, et mingid pooled asjad on tegemata, et siis see pani nagu pingutama ja tegema ja kuidas sulle tundub, kas sa tunned, et pigem oli nagu lihtne või oli nagu raske võtta igapäevaelust oma aega selleks, et läbida programmi ja rakendada neid teadmisi ja märkamisi, mis sa sealt kaasa haarasid? no pigem oli, ma ütleks, et lihtne, see kuidagi niimoodi loomulikult nagu tuli. noh, muidugi mul alguses ei olnud ju ka väga neid tööasju, mida nagu teha, et siis sellest oli ka see, et ma sain ikkagi sellest tööajast võtta selle põhiliselt selle aja ja noh, eks ta tegelikult lõpuni välja enam-vähem niimoodi läks. lihtsalt lõpupoole siis, kuna ikkagi tuli töid peale ja tuli ka mingeid muid siukseid lisaväljakutseid, et siis need võtsid ka oma osa ajast. aga ütleme niimoodi, et pigem ei olnud nagu väga raske. kuidagi oligi sihuke loomulikult tuli ja ei pidanud väga palju nagu kuidagi eriti nagu punnitama, et see soov või selline oli nagu nii palju nagu sees, et see aitas ilmselt. ja tegelikult on ju kõik see, mis programmis käsitlesime, eriti grupikõnedes on ju, no ta oligi nii tihedalt seotud just nimelt selle fookusega, mis parasjagu käsil oli, väljakutsete ja lahenduste ja edasiliikumisega on ju, nii et võib-olla ta isegi mm,. toetas mm. -hmm. mis võib-olla, toetaski on ju. jah, milline väärtus oli sinu jaoks ettevõtlusalastel teemakäsitlustel nii minu poolt pakutavatel kui ka külalisekspertide poolt pakutavatel? no see väärtus oli kindlasti väga suur selles mõttes, et noh, ma ei tea, seal tõesti vist ei ole ettevõtlusega seoses või isegi ka, ma ei teagi, enda isiklikus vaates siis nagu ettevõtjana just, et ma arvan, et ei ole vist teemat, mis seal ei oleks kaetud. et pigem on ikkagi kõik asjad on seal olemas ja igaüks leiab omale sealt nii-öelda täpselt need asjad, mida temal on nagu vaja. ekspertide osas siis ma ei tea, ma ise võib-olla sealt nagu nii palju seda enda jaoks just seda väärtust nagu võib-olla ei näinud või ma arvan, mul lihtsalt on see, et see grupikõnede pool andis lihtsalt nii palju, et sellega võrreldes siis nagu võib-olla see ei ole nagu nii palju nii-öelda, aga noh, kasulikud nad igatahes olid, et mingit siukest aja raiskamist nagu nendega ei olnud ja ei tundnud ka, et kuidas sa jäid rahule programmi läbiviijaga, coach'i ja mentoriga Kadri Keermäe? ma väga jäin rahule, et ma, ma ütleks, et sa olid ikkagi selle programmi nii-öelda süda ja hoidsid kõike seda asja nii-öelda seal toimimas ja kõike nagu järje peal.
kedagi ei jäetud kuskile unarusse ega midagi ja kõik nagu toimis ja sujus, et ma ei tea, kes oleks võinud seda paremini läbi viia või ma isegi ei tea, kes oleks võinud seda samal tasemel läbi viia, et väga jäin rahule. aitäh sulle, seda on nii meeldiv kuulda. Oled sa osalenud teistes ettevõtjate grupiprogrammides ka, et tekkis sul mingisugune nagu selline eristumise koht ka, et kuidas see programm eristub teistest ettevõtjatele loodud programmidest? pigem vist ei ole ausalt öeldes väga isegi kuulnud mingi siukest sarnastest programmidest ja osa võtnud ma igatahes ka ei ole. võib-olla ligilähedasem, mis on nagu siukse ettevõtluse alustamise poolega seotud, oli see Sven Nuumi mikroärikoolitus, aga ma ütleks, et nad sisu mõttes nad ikkagi, see oli nagu rohkem ikkagi sellele ettevõtlusele nii-öelda suunatud ja selle, no ütleme, et minu meelest need olid ikkagi üsna nagu erinevad, et ma ei julgeks neid isegi võib-olla panna ühte nii-öelda sellesse vaatesse, et Svenil on vist pigem, tehnilisemad need asjad, on ju, et hästi-hästi no, tehniline. no jah, pigem jah, just nagu see pool, et siin selles järgmise taseme ettevõtja selles oli nagu rohkem jah, see nagu enda pool ja niisugune nagu, kuidas nagu päriselt neid asju nagu ära teha siis. Ja mul on hea meel, et sa selle välja tõid, sest meil on ju tegelikult ambitsioonikate ettevõtjatena, meil on tohutul hulgal teadmisi, teadmised on igal pool ripakil, on ju, ainult võta ja kasuta, aga vot millest jääb puudu, tihti julgusest, nagu sa nimetasid, või siis sellest süsteemsusest, et justkui nagu teen, aga kas see kõik nagu tervikuga kokku loob ja kasu toob, on ju, see on juba hoopis teine küsimus. Aitäh, mul on hea meel seda kuulda, sellepärast et see annab veel rohkem väärtust juurde sellele, mida ma teen. Kas sa soovitaksid järgmise taseme Mina ettevõtjana programmi ka teistele? Miks? Ja kindlasti soovitaks, et no ma ütleks niimoodi, et no ma arvan, et isegi igal siuksel ettevõtjal oleks tegelikult nagu mõistlik või isegi vajalik nagu siukene programm nagu läbi teha. et ei olegi vahet, et võib-olla isegi ei ole nii väga vahet, kui suur või sihuke see ettevõte on. aga jah, soovitaksin kindlasti. ja miks ma soovitaks, siis ma ei tea, põhimõtteliselt ikkagi jääks selle juurde, et Kadri pärast, et ma ei tea, mulle igatahes kuidagi väga nagu sinu siis nii-öelda see tegevusviis või toimetamisviis nagu meeldib ja ma ei tea, kuidagi see toob seda rõõmu nii-öelda päeva kogu aeg. oskad väga hästi seda asja nagu toimimas hoida ja see ongi see, ma arvan, mis teeb selle programmi siis selliseks, et igaüks, kes nagu vähegi ise sinna panustab, et tema ka sealt saab nagu omale vajaliku osa kätte, et Aitäh! kui keegi nüüd on kahe vahel, kuulab sind siin, kas sa tahaksid talle midagi öelda selleks, et ta saaks oma otsuse tehtud? tahaksin kindlasti öelda, aga no ma kindlasti igatahes soovitaks, et kui vähegi nii-öelda ongi endal on seda huvi nagu panustada sellesse, siis kindlasti pigem proovi ära, et ma olen ikkagi, Kui sa juba ajalist ja finantsilist investeeringut mainisid, siis kuidas sulle tundub, kuidas sa näed seda seost programmist saadud väärtuse ja siis ajalise ja finantsilise investeeringu juures, et toetavad nad üksteist, on nad võrdsed? minu meelest pigem on või siis äärmisel juhul võib-olla isegi nii-öelda on see osaleja kasuks siis, ütleme siis niipidi, et jah, et minu meelest praegu seal mingit ülemaksmist nagu küll igatahes ei olnud, pigem võib-olla vastupidi. kui palju sa nüüd programmi eest maksaksid, kui sa oled näinud, mida ta tegelikult annab? ega ma ausalt öeldes ei oska sinna mingit sihukest hinnanumbrit külge panna, aga ja kui nüüd lõpuni aus olla, siis
kuna ma maksin nüüd jupiti, siis ma isegi enam ei päris täpselt ei mäletagi tea, summat. palju see kokku nii-öelda oli, aga noh, ütleme niimoodi, et ma arvan, et sinna mingi mõnikümmend protsenti juurde panna ei oleks küll nagu mingi probleem. kui sa peaksid selle programmi nüüd vaid paari lausega kokku võtma, siis kuidas see sinu jaoks kõlaks? See programm aitas mul ikkagi väga palju korda saada enda ettevõtlusalased mured ja probleemid ja täpselt niimoodi ma ta kokku võtangi, et no minu jaoks oli see igatahes väga suureks kasuks ja see ei olnud lihtsalt nagu niisugune teadmiste programm, vaid nagu vähemalt mind igatahes ta panigi nagu reaalselt tegutsema. ja see ongi ju kõige tähtsam, see on ainus, mis lõpuks tulemused toob, on ju, teadmisi võimegi koguma jääda. Mega äge, aitäh sulle, Aron, et sa tulid programmi, võtsid sellest sõna otseses mõttes selles hetkes maksimumi ja tegelikult saad sa võtta selle kõik kaasa ja rakendada veel pikalt, on ju, ja me veel jätkame kogukonnas, on ju. ja siis samal ajal ma olen mega õnnelik, et sa oled siin praegu intervjuus, sellepärast et ma tean, et veel aasta tagasi sa poleks elu sees seda teinud, onju. isegi 3 kuud tagasi ilmselt veel ei oleks sa mõelnudki, et sa ütled Kadrile, jah, ma tulen intervjuule, onju, aga siin sa oled. ja nii tõesti on, et enne selle programmi algust oleks kindlasti niisugust asja juhtunud. väga äge, aitäh sulle, Aron. Palun. Ja aitäh sulle ka, et sa niisugust asja tegid ja teed Palun, edasi ka. suurima rõõmuga. ambitsioonikate ettevõtjate jaoks kõike